jääd kinni kogu aeg mingi kindla tehnilise asja pärast, siis lihtsalt uuesti mängimine enamasti ei päästa ja ei tee korda asja. Mida teha, kui kiilub kinni, nagu ülejäänud lugu kõik tuleb selle tempoga ja üks koht ei tule, siis tavaliselt on seal taga kas siis tehniline või siis meelespidamise häda. Antud juhul minul on tehniline häda. Ja tehnilise häda jaoks on alati mingisugused lahendused. Oluline on leida üles need mured ja jamad, et neid saaks üldse parandada. Oluline on tõsta see tase või kiirus sellele nii kõrgele, et sul joonistub välja, kus jääb nagu tehnikast puudu. Ja antud juhul mul jäi tehnikast puudu siin, et kogu lugu mängida selles kiires tempos. Et ülejäänud tuleb, tremolo tehnika tuleb, arpeggio tuleb, aga see üks koht sellest loos ei tule. Tegu on siis Carcassi opus 60 ja Allegro, mis on number 7. Tihti mängitakse seda pala. Enamasti ei jõuta selle lõpptemponi, mis see Allegro tegelikult tähendab. Aga minu eesmärk on siis jõuda kogu lugu, et oleks vähemalt see 120. Äkki saab mingi 130 ka. Aga üks koht ei toimi. Ja kuskile 100-ni ma sain ta ilusti. Ja sealt edasi läks keeruliseks. Ei tulnud. Ülejäänud liikus edasi, see koht ei toimi. Ja mis harjutusi siis näiteks saab teha? Mitu head ideed sain oma õpetaja käest. Praegu ma käin uuesti Elleris lisa-aastal ja oma õpetaja käest sain mitu head nippi, kuidas siis selle murega tegeleda. No esimene asi on see, et ma võtan siit üldse selle vasaku käe ära ja mõtlen, mis parem käsi teeb. Siin nagu legato, lahti tõmbamine, mängin, tõmban lahti ja mängin, tõmban lahti. Ehk siis aga mida parem käsi teeb, nagu 3 nooti ja kogu ühe alustan ühte pidi, teise teistpidi. Ja see on see, kus mul takerdumine tekib. Liiga kiire tempoga läheb käsi krampi ja tuleb õpetada need liigutused kiireks ja kindlaks ja mugavaks. Sest ülejäänud lugu ma suudan mängida lõdvestunud käega, mugav on teha. Ja siin kohas jään kinni. Ehk siis võtta lihtsalt eraldi see tempo, see liigutus. No saab erinevaid temposid. Ja siis ongi väga hea erinevate kiiruste arendamisega. Rahulik tempo ja siis kiire. Rahulik kiire. Ehk siis ja praegu nii, et ma tunnen, et selle kiire ajal mul läheb ikkagi käsi kinni. Ja siis võib-olla natuke ent eraldi see liigutus. Siis me teeme õpetaja soovitusel siis mängu C-dur heliredeli. Ja panime siia sisse selle sama rütmi. Ja et oleks hea, see rütm saaks nii-öelda läbi C-noodiga, siis on 3 ringi üles-alla, üles-alla.
seda saab siis kiirendada järjest. Ja erinevaid variante veel mängida. Näiteks nii ja siis igasuguseid erinevaid siis kombinatsioone, kuidas muuta loomulikuks see kiire üksteisega liigutus. Ja siis on see, et saab tuua erinevad siis need legatod. Neil oli nii-öelda AC/DC näide. No ja siia võib taha tiksuma panna selle sama metronoomi tempo, millega enne ei õnnestunud. Ja tegelikult on natuke liiga kiire. Ehk siis natukene maha. Ja praegu sain 110-ga. Enne ma üritasin 120-ga liikuma saada. Ja siis takerdusin. Eelnevalt olin 100-ga saanud puhtalt selle koha. Nüüd juba tegelikult oli selle väikse harjutuse ületegemisega nii palju kasu, et ma sain 10 võrra üles. Ja nüüd, mida ma teen selle looga, ongi see, et enne kui ma üldse looga pihta hakkan, ma võtan ette, teen neid harjutusi mingil määral, nii palju kui vähegi jaksan. Ja siis panen näiteks ka tiksuma kõrvale. Ja siis teen alles kogu loo. Või siis harjutan selle koha üle ja siis kogu lugu. Ma panen selle 120. Jah, et 110-ga mul ei läinud enam krampi käsi, aga nüüd see 120-ga läheb. Ja siis võib ka ja nüüd hakkas jooksma. Ja nagu peaaegu hakkan minema krampiga päris ei lähe, ehk siis see 120 ei ole ka enam kaugel. Lõpetuseks. Kui sa jääd kinni kogu aeg mingi kindla tehnilise asja pärast, siis lihtsalt uuesti mängimine enamasti ei päästa ja ei tee korda asja. Vaid tuleb lõhkuda see nii-öelda tükkideks lahti see koht või lõik selles loos. Leida need erinevad liigutuse jupid ja panna keskendumine siis ühele asjale korraga. Siin oli see, mida mu parem käsi teeb. Ta. Ühtepidi, teistpidi algus, teistpidi algus. Ja kuskil on mingisugune asi, mis vajas üle tegemist. Et need ühendused ajus toimiksid paremini ja nüüd ta läks tööle. Head harjutamist ja näeme järgmises videos. Ciao!